loodan nii ka lähevad. Aitäh kõigile ehitajatele ja kõik, kes siia panustavad. Ja järgmisena on mul suur au kutsuda siia Võrumaa maavanem härra Andres Kõiv. Väga austatud siinolijad, tänane päev ja see sündmus siin peaks tooma väga paljudele rahu hinge ja naeratuse näole. See peaks tekitama head meelt siin kaugemas elavatele inimestele. See peab tekitama head meelt ministeeriumile, kes likvideerib siin või on likvideerimas siin ühte väga olulist kitsaskohta. See peaks tooma head meelt nendele tublidele meestele, kes siin tööle hakkavad, ja see toob head meelt ka minule. Üks sarikapidu pole mingi naljaasi. Meie kultuuripärandi uurijad on väga palju pööranud tähelepanu erinevatele mustritele ja tikanditele, võib-olla vähem on pööratud tähelepanu ühele ehitusega kaasas käivatele rituaalidele ja sündmustele. Aga üks nendest sündmustest on see, kui sarikat on sealmaal, et on põhjust pärga panna. See on selline minu jaoks vastastikune usalduse sündmus. See on sündmus, kus tellija saab olla rahul ehitajaga ja ehitaja omakorda saab näidata, et tööd ja tegemised edenevad. Selline hea koostus ja siin selle objekti puhul see hea koostus kindlasti ka on. Punkt 1. Tellija on kompetentne ja asjalik, teab, mida ta soovib, ka see on ühe ehituse juures ääretult oluline. Ja punkt 2, ehitaja peatavõtjana semuehitus, hellitavad semupoisteks neid kutsutakse, tean neid ise ja nende käekirjas ja nende valitud partnerite tööde käekirjas võib täiesti kindel olla. See tähendab seda, et see uus hoone saab olema kindlasti kauakestev, kvaliteetne ja parimal moel ehitatud. Tõsi, ehitajad selle uue pilootprojektiga ju natukene lihtsalt saavad, aga küllap te siis oma ametivendadele ka neid kogemusi edasi jagate, sest on ju see hoone see, mis näidisprojektina hakkab kanda kinnitama mujalgi pool Eestimaa erinevates nurkades. Head päästjad, ma soovin teile veel natuke kannatlikkust õige varsti. Väga usun ja loodan, et need töötingimused, mida te ammu olete väärinud ja oodanud, need töötingimused saavad olema oluliselt paremad ja mugavamad. Ja mis veel saab riik teha? Üks kindlasti ongi ju seotud hoone ja töötingimustega nendel meestele, kes ennast salvavad, on valmis teiste inimeste elusid ja ka vara kaitsma ja päästma. Ma soovin tänase päeva puhul kõigile palju õnne ja ma soovin head edenemist. Aitäh!